Kas iPhone 8 tähistab õuna strateegilist ahnust? Tšau, mina olen Gert ning nädalake kasutanud iPhone 8, mis on 4. generatsioon antud platvormil. Selle seadme mõistmiseks läheme aastasse 2014, mil kuulutati välja iPhone 6. See muutis täielikult iPhone'i kuju, materjale ning välimust. Tänu täiesti uuele tootmismeetodile saatis iPhone 6 terve rida probleeme. Suurim neist niinimetatud Bendgate. Link all descriptionis. Miks aga räägin nii vanast telefonist, mis paindus lihtsalt? Lihtne. iPhone 6 on platvormilt sama, mis iPhone 8. Vahepealsete aastate jooksul on vahetatud komponente ja materjale ning seade on muutunud töökindlamaks. Süvenedes konkreetsesse telefoni on see meile tuttav iPhone, mis saanud korraliku uuenduskuuri. Näiteks juhtmevaba laadimine, nii esimene kui tagumine külg on klaasist, sama protsessor, mis iPhone 10, True Tone ekraan, asjalik kaamera nii esimesel kui tagumisel küljel. Raudvaraliselt on tegemist ühe väga stabiilse, kiire ja kena seadmega. Kus on veidi arenemisruumi? 8 ei ole disainilt 2017 ega 2018 aasta telefon. Tänu tagumise külje klaasile on 8 libe ja kardab kukkumist. Kaamerad jäävad Pixel 2 alla. Pixli ülevaatele link descriptionis. Mis mina iPhone 8 arvan? iPhone 8 on üks igavamaid telefone, mis eelmine aasta välja tuli ning inimeste huvi selle vastu kadus täielikult tänu iPhone 10. Aga see igavus on iPhone'i suurim trump. 8 puhul sa ostad tüki kõige stabiilsemast ja töökindlamast tervikust, mis suhtleb murevabalt su kõikide seadmetega, millel õuna logo. 8 eeliseks 10 ees on pikk ja sisse töötatud traditsioon versus täiesti uus ja veidi toores platvorm, mille kõikidest muredest me veel teadlikud ei ole. Kokkuvõtvalt. Olen elanud kõikide lipulaevadega vähemalt nädala, mis Eestis hetkel saadaval. Ja kui peaksin praegu endale telefoni ostma, siis võtaks 8. Hetkel ma seda ei tee, sest et 7 teenib hästi ning need väikesed uuendused ei pane mind poodi jooksma. Ta on sulle, kui oled õuna ökosüsteemist ja tunned, et 6S või vanem aparaat hakkab vananema. Ta on sulle, kui eksperimenteerimisest siiber ning tahad midagi lihtsat ja stabiilset. Subscribe'i, like'i, kirjuta kommentaaridesse, milline on sinu iPhone'i kogemus ja vaata alt descriptionis ka eriti huvitavaid linke. Aitäh!